Räägi, mis mõtted sul tekkisid, kui sa selle maaliga koos aega veetsid nüüd 6 aega? Erinevad. First thing when I unpacked it was that, wow, nice boobs. Then I noticed like the nice feminine forms, like the curves. The first day was like ecstatic, but later on, like every day as I looked at it, maybe like 3 days after it had already been in my home, I started critiquing myself. Mulle väga meeldis juba siis see maal, aga seal maali peal olid rõhutatud need küljed minust endast, mida ma ei pea kõik atraktiivsemaks. Ei ole pidanud vähemalt. Ja see ajas mind närvi, sellepärast, et mulle ei meeldi, et on külgi mu kehast, mida ma ei armasta alati jäägitult. First, I was like, oh, I didn't know my belly looked like that. But the longer I had it, the more I was like, I mean, it's so beautiful. It's like, it's undeniable. You can't, yeah. Väga huvitav. Mulle see väga meeldib ja see üllatas mind kindlasti veidi, sest ka minul on teatav ikkagi alaväärsuskompleks oma keha suhtes, nagu ma arvan paljudel inimestel. Mulle meeldib, sest et see naine seal pildil on hästi ilus ja see on mind pannud vaatama mu enda keha kindlasti teistmoodi. Before, when you painted me, I told you that I think I need help with my mental health, and this is actually the conclusion that I have come to, that I think my body is happy and I am happy with my body when I'm happy mentally. Keha välimusega on olnud probleeme ka siis, kui mul on olnud keerulisemaid terviseprobleeme, hullemaid kui praegu. Siis mu keha jällegi nägi teistsugune välja tänu operatsioonidele, kannatustele, vaimsetele probleemidele, sest ka see kõik mõjutab välimus, seda, kuidas ma istun, seda, kuidas ma räägin, seda, kuidas ma kõnnin. See on alati olnud suur probleem, sest mul on olnud nii palju erinevaid terviseprobleeme, mis on kogu aeg olnud nagu löögid ja tekitanud seda vajalikust sellega ära harjuda uuesti. Üsna kiirelt kasvasid või mu keha muutus noorena, tekkisid rinnad ja kurvid siis, kui teistel eakaaslastel veel ei olnud. Ma arvan, et sealt tekkisidki mingid teemad ja mingi meeletu häbitunne vanuses, kus see kindlasti ei peaks nii olema. Mul ei olnud mitte kuhugi oma rindu panna. So when I was looking at the painting, I was absolutely admiring the painting, but when I did put 2 and 2 together, that it was me on the painting, that's when I wanted to distance myself, because I didn't like that it was my body. If I would have known that it was just a body painting of someone, I would have thought, wow, what a beautiful person. Selles hetkes, kus ma annan iseenda füüsilisele vormile hinnanguid, olen nagu mingis kohtumõistja rollis, mitte haavatavas rollis. Ma ei ole iseendaga sõber. Hakkasin vaatama, et mulle meeldib väga mu piht ja ma tunnen seda keha ära. See oli esimene asi, mis ma sain aru. Ma vaatasin seda keha ja ma teadsin, et selle mina ja ka teised inimesed, kes seda on näinud, on öelnud, see on ju Kaisa. Nii et selles mõttes see oli tore, ma tunnen ära selle inimese seal pildi peal ja ma vaatasin, et need detailid, selle naise piht, naba, rinnad on tegelikult päris ilusad. Mul on kindlasti kerge probleem olnud oma rindadega, ma arvan, et need on koledad, rippuvad, mis iganes, ka tegelikult on jumala ilusad. Nii et sellepärast ma olen võib-olla isegi natukene muutnud oma riietumisstiili. Ma olen hakanud palju rohkem kandma bluusid püksis või seelikus, näidata oma vägevat pihta.
ma katsetasin üle pika aja trenne, mida ma olin pikka aega tahtnud proovida, mis olid mega väestavad. Ja mida kauem ma olin selle maaliga enda toas, seda rohkem ma hakkasin kaasa tundma iseendale nagu heas mõttes. Ma arvan, et tänaseks mind kõige rohkem kõnetab selle maali juures see, kuidas sa oled maalinud mu nägu, sest et see on haavatav. I mean, before now, I would say like there's like 3 people that know I have piercings. And now it's like, there it is. And maybe I'm fooling myself and more people know that I think. but yeah, but that's interesting. It's like something you think was a secret, you know, your secret is not really. Mina olen seal väga äratuntav. Ja ma vaatasin seda maali ja mõtlesin, oh my god, kui ilus tüdruk. Nagu, kui ilus ta on tõesti. Ja siis ma nägin seda sama tüdrukut peeglis ja nägin, et see ongi see sama tüdruk. Ja igasugused tunded, mis mul tekivad oma kehaga seoses, et ma tihti vihkan seda või tunnen, et see ei tööta nii, nagu ma tahaks, ütleme niimoodi. Sest ta võiks olla tugevam, ta võiks olla, vahel ma ütlen, et ta võib olla ka ilusam, ta võiks olla tervem, ta võiks olla nii edasi. Aga sellel maalil ta ongi täiuslik. Vähemalt ühel õhtul nüüd ma vaatasin maali ja vaatasin ennast peeglist ja vaatasin neid naisi ja siis mõtlesin, et pagan. Nagu täna ma olen endaga ikka täiega sõber. Nagu kõik need asjad, mis mind häirist alguses, need olid nii armsad. Mis sa arvad sellest hüpoteesist, et kunst võib muuta seda, kuidas me näeme oma keha? Ma nõustun sellega 100%. Ei saa tuua välja nagu negatiivseid osi kellegi seest, näidates talle tema enda pilti, kui neid ei ole seal. See on ka üks põhjustest, miks ma nõustusin kohe esimesel sekundil osaleda selles projektis, sest ma nõustun sellega ja ma ei näe, kuidas sellega saab mitte nõustuda. Ma usun sellesse, et asjadega aega koos veetes muutub midagi inimese mõtlemises, muutub midagi võib-olla ka inimese käitumises. Põhiline ongi veeta selle eseme või asjaga aega. Ja kui pöörata tähelepanu fokusseeritult selle asjale, kui mul on pidevalt kuklas, et on üks asi, mis justkui ka mind vaatab, siis võib midagi muuta tõesti. Ja kas on midagi, mida sa tahaksid öelda teistele naistele? Ma arvan, et naistele ja üldse tegelikult kõigile või kõige põhilisem asi on lubada endal tundeid ka siis, või nagu ka ebameeldivad tundeid ja istuda selle tundega ja lihtsalt olla nagu mitte anda hinnangut ja vaadata, kuhu see siis viib, sest et seal taga ongi need vastused ja mõistmine ja istudes selle maaliga ja nii edasi. Seal taga oli ja ongi see mõistmine. Aitäh sulle!